Äsja lõppenud 100 kompleks ja rekordiparandus, isikliku rekordiparandus ja Eesti rekordiparandus peaaegu 30. Mis see näitab teile? Ma arvan, et see näitab, et me liigume õiges suunas oma tegemistega ja et 100 energia nii-öelda jaotuse kogemus on läinud nagu veel paremaks. Et see 100, ma arvan, 100 võti on see, et sa oskad alustada kiiresti, aga et piisava efektiivsusega jääks ka lõpus jõudu järgi. Miks te seda 100 sellel võistlusel eelistasite oma põhialale? Jaa, täna lihtsalt for fun vahelduseks midagi muud. Järgmine nädalavahetus on Kalevis Kalev Open, mis toimub selles ja seal mul on kõik oma põhiviisid 50-100 selili. Kas lisaks Kalev Openile enne Euroopa meistrivõistlusi veel midagi tulemas? Ei, sellega on kõik, siis on meil Kohtla-Järvel laager ja siis on juba põhivõistlus. 100 kompleksi, kui tulla korraks tagasi, kas ta jääbki selliseks nii-öelda for fun variandiks või siiski proovite tugevamalt? Ma arvan ikkagi for fun, sest et konn on mul päris nõrks ikkagi sees. Ma arvan, seda tulid enamus inimesed vaatama ka, kuidas ma konn ujun. Aga ma ei tea, äkki teeme konnatrenni ja saab nagu kiiremaks, aga mehed ikkagi ujuvad alla 51, nii et sinna veel natuke minna. Eile rekord, täna rekord, mis see näitab teile? Et olen enesekindel, valmis võistlema ja meeldib praegu võistelda ja ma ise eile mõtlesingi, et tegelikult nii 3 järjestikust starti, mis ma teinud olen, viimane Torontos on praegu kõik olnud isiklikud, nii et happy. Tiitlivõistluste, kus peaks olema tippvorm ja natukene aega veel, kas väikest hirmu ei ole sees, et oi, aga ma realiseerin praegu juba ära endal mingi Kohtla-Järve võistlusel siin? No ei mõtle niimoodi jah, sest et ma arvan, enesekindlust annavad mulle kiired ajad. Ja EM on nagu ikkagi, et tal on kindlasti pinge natuke sees ja ma arvan, see kõik annab niisugust võimu juurde, et ma ei muretse selle pärast ja ega see on õppimise koht kõik, et läheb hästi, läheb alasti, seal õppisime. Õppimine nüüd milleks? Et äkki siis tuleb seda vormi ajastada järgmine kord teistmoodi, natuke võib-olla rohkem trenni teha praeguses hetkes, mitte et ma nüüd vähem teeks, aga ma räägin, ma ei ole veel midagi halvasti teinud, nii et ma nagu ei oska spekuleerida ka väga. Ehk ma siis küsin taustana ära selle, et kõik mõtted käivad ikkagi olümpiamängudele? Hetkel küll jah, et selle nimel me teeme tööd ja aeg lendab, et varsti on 2026 ja siis põhimõtteliselt jääb 2 aastat, nii et Aga praegu on veel natukene testimisvõimalusi, nagu ma teist aru saan, et proovida, kuidas, mis asi toimib? Jaa, eks me ikka iga päev katsetame, mitte iga päev, aga katsetame uusi asju, aga põhimõtteliselt me oleme leidnud, mis mulle toimib ja üritame seda teha. Nüüd on päris pikalt on saadud seda vormi hoitud, nii nagu te ütlesite. See vist annab ka veel enesekindlust, et ei ole selliseid auke sees, et pidev selline tulemuste tulistamine. Ja ma arvan, see on üks meie metoodikaid ka, et olla kogu aeg kiire, sest et sellist kiirus, nagu ma võistlustel on, seda ma treeningutel ei suuda kätte saada. Ja sealt ma näen neid vigu ja millele ma peaks keskenduma, et ma pean olema kogu aeg kiire, et näha neid vigu, mis mul tekivad täiskiirusel ja et seda trennis teha on raske, nii et see taktika, mis meil ongi, olla kogu aeg kiire ja seda me teeme. Olla kiire ja olla siis läbi võistluste kiire, et saada see nii-öelda reaalne kogemus pärast vilet kätte. No täpselt, et sellisega võistlemisega ei ole võrdväärset trenni ja ma arvan, võistlemine kõige parem trenni üldse. Samas ise ka alati ütlete, et oi see vanus, ei tunneta vist või? Tegelikult ei tunneta küll jah, ma mees parimates aastates, ütleme nii, et ja ma tunnen, mul on veel varu ülakeha võimsuses ja
võib-olla veel kuskil detailides, et ma ootan huviga, mis edasi saab. Kas see oli natukene ootamatu ka see hea olek nii pikalt aega, et olite valmis selleks, et nii pikalt nüüd vormis olla? Eks ta võib-olla natuke on ootamatu, aga ma tean juba vanadest aegadest, et õnnelik ujuja on kiire ujuja ja praegu on kõik tegelikult hästi läinud ja kasutan seda lainet lihtsalt ära ja et see nii nagu võimsalt mõjub praegu, see on ainult positiivne ja kindlustab seda minu enda ideed, et õnnelik ujuja on kiire ujuja. Ja viimane küsimus, saame aru, et praegu kogu see keskendumise ja kõik see asi peal on läinud väga professionaalseks ja teil on ka tiim taga, et selline, te saate sportlane olla? Jaa, 100% olengi praegu tippsportlane ja ainuke asi, mis ma elus teen, ongi tippsport, et magan, söön ja treenin.